metsik soovitus, mida ma kõige rohkem soovitan, see on nagu kõige tähtsam osa üldse enne vahetusaastale minemiseks, nii et palun jäta see meelde. Kuidas, kui kaua, kui palju ja miks üldse? Nendele kõikidele küsimustele ma täna istusin siin maha, et vastata. Kõigepealt väike tutvustus. Minu nimi on Elisa ja ma käisin Assega vahetusaastal Lõuna-Koreas aastal 2019. Ammu. Tulin siis istusin maha, et rääkida teile rohkem sellest protsessist. Let's go! Kõigepealt, kust tuli üldse see idee? Nagu väga paljudelgi ilmselt alguses see ei ole selge, et ma tahan minna sinna riiki sellel aastal, sellel ajal, nende inimestega. See on kõik segadus. Samamoodi oli ka minul. Alguses oli mul plaan minna üldse Ameerikasse ja seal on üks pikk lugu, kuidas see üldse ei juhtunud nii. Aga anyway, ma lõpetasin siis sellega, et ma olin Asses, ma istusin vanematega maha, et me kirjutame nüüd lepingule alla. Aga kuidas ma kõik selleni üldse jõudsin? Umbes aasta aega õppisin korea keelt. 한국말 잘하니까 잘할 수 있으니까 지금 그것 때문에 한국말 너무 잘할 수 있기 때문에 일단 가는 거 너무 좋은 생각이었는 것 같아. Idee, et tegelikult pärast seda pikka aega siin Eestis lihtsalt maas istumist mõtlesin, ei aitab, lähme teeme midagi muud. Vaatame koos ka Asse lehelt, siis tegelikult saab Assega minna nii gümnaasiumisse kui ülikooli. Minu puhul ma olin väike beebi, seega gümnaasiumi tiis. Nagu te siit näete, siis tegelikult on siin väga palju valikuid, kuhu minna ning mina valisin siis oma valikuks Lõuna-Korea. Teate, mis on tavaliselt põhimure vahetusaastal minemiseks? On raha. Nii et see ongi, millest me järgmisena räägime. Nimelt, vahetusaastale minemine ei ole just väga enne, kui üldse keegi on nagu mul ei ole raha, ma ei saa, see on okei. Enamustel ei ole raha ja enamused mõtlevad seda kasarvatult mina. Lihtne lahendus, hakkasime otsima toetajaid. Selle kohta saab samuti kirjutada nii Asse Instagrami kui minule Instagrami, et küsida täpsemalt, kui on mingid küsimusi, siis alati võtke ühendust, ärge kartke. Me ei hammusta, võib-olla. Mina kasutasin siis meetodit, et ma lihtsalt otsisin välja metsikult suures koguses firmasid, tegin sellest Exceli tabeli ja lihtsalt saatsin neile kõigile meili. Mis oleks parem teha, on panna sinna meilidesse ka midagi, mis läheb kokku selle firmaga, et nad tunneksid ennast rohkem puudutatuna. Mina sain ka veel toetust Nõmmelt. Kindlasti ka kõiki nende pereliikmetega võtke ühendust, öelge, isegi väike summa aitab ja tegelikult kui neid väikseid summaid lõpuks koguneb väga palju kokku, siis lõpuks ongi raha kokku. Nüüd me räägimegi natukene probleemidest ja kuidas nendest üle saada. Nimelt ma otsisin toetajaid, aga siis tuli koroona, mida teie puhul ilmselt see ei ole nii suur faktor, kuigi on toimumas ka palju kriise praegu, aga besides the point. Nimelt on ka Assel see, et kui sul on mingid koolis, kui sa käid ja sul on kursused on 2, siis sa ei saa minna. Ja minul juhtus nii, et mul üks kursus tuli 2. See oli probleem, aga ma parandasin ära selle. Järgmiseks on vanemad, kui sa ei tea, kuidas oma vanematega jõuda sellele nii-öelda, kuidas seda teemat üles võtta. Nõuanne on, et lihtsalt hakka seda teemat niimoodi väga rahulikult neile sisse rääkima. Ära kohe küsi, vaid ole nagu et nagu mulle nii meeldib, toome Korea näiteks, mulle nii meeldib Korea, nagu mulle nii meeldib see keel, näita, kuidas sa õpid seda, ma ise õpetan ka korea keelt muidu. Ja siis mingi hetk, kui nad on juba natukene aru saanud, et sulle meeldib see, siis lihtsalt räägi. Et teate, mul on plaan, ma tegin plaani, ma kirjutasin nendele toetajatele, nemad on nõus mind toetama, see on nagu mul tehtud, plaan on selline, ma õpin juba keelt, what do you say? Ja siis, kui sa juba näitad neile mingi plaani ette, siis on neil päris raske öelda ei, kui see plaan näeb reaalne välja. Nii et kindlasti tee eeltööd, enne kui sa räägid oma vanematega. Minu puhul läks see õnneks lihtsasti, sellepärast, et ma olin umbes paar aastat juba siin olnud, et kuule, Eesti väga ei tahaks kuhugi minna ning nad olid leppinud sellega. Nagu kui olulised ongi hinded, kas vahetusõpilaseks minemine tähendab, et pean kooliaasta vahele jätma, kuidas käib programmitasu maksmine, kuidas valitakse vahetuskool ja vastuvõttev perekond ja vahetusaasta vahele jätmisega mina isiklikult ei jätnud aastat vahele.
tähendab, mida ma räägin, ma jätsin aasta vahele. Kell on 10 hommikul. Ma jätsin aasta vahele ja mina soovitan seda, sellepärast, et siis sa suudad täielikult pühenduda enda vahetusaastale, ei ole nagu Eestis seal, sa tuled tagasi, sa saad selle uuesti teha, mina ütlen oma kogemusest, et see oli õige valik. Järgmiseks räägime keelest. Nimelt, kui sa lähed inglise keelt kõnelevasse riiki, siis ilmselt see keelebarjäär ei ole nii suur sinu jaoks, aga kui sa tahad minna näiteks Prantsusmaale või Koreasse, siis minu metsik soovitus, mida ma kõige rohkem soovitan, see on nagu kõige tähtsam osa üldse enne vahetusaastale minemiseks, nii et palun jäta see meelde. Enne kui sa lähed, keele teadmine annab nii palju juurde. Kui sa oskad juba keelt natukene enne, siis sa saad palju paremini sõpradega suhelda, sa saad perega palju paremini suhelda, sa saad üldse rohkem kogemusi, seal on nii palju asju. Siin on metsikult palju veel detaile, aga kõige tähtsam ongi see, et tuleb lihtsalt alustada ja see tegelikult ongi minu parim sõna. Ära oota, alusta nüüd. Rääkisin nüüd teile rohkem sellest protsessist, kuidas see mind sinna viis, kuid edaspidi tuleb ka video, kus ma räägin rohkem enda vahetusaastast ning ka samuti sellest, mida see vahetusaasta andis mulle nüüd ja tänapäeval, kuidas see on mind aidanud. Ning viimaseks ma teen ka laivi, kus te saate siis küsida veel küsimusi minult laivis, mis on jäänud nii-öelda küsimata või kui näiteks ise julge küsida, siis seal laivis ma ilmselt vastan ka veel väga paljudele küsimustele, mis jäid vastamata. Kokkuvõtteks ma siis ütlengi, et jah, ma peaks mainima, et see oli mu elu parim otsus tegelikult, nagu päriselt. Siis sealt tuleb ette kindlasti raskusi, aga ma arvan, et need raskused just teevadki selle hetke, kui sa lõpuks sinna jõuad nii magicaliks. Nad seal murgessa, ammutsen. Siin on ka minu YouTube'i kanal ja kommenteerige kindlasti alla, kus vahetusaastale teie sooviksite minna ja miks. You can look forward to that. Kuidas sa ütled seda eesti keeles? Aitäh vaatamast ja mine.